Järsku prõmmiti uksele, kaasa vaid mõned üksikud riided, kus oli lapsed kaenlasse ja minek. Just selliselt on paljud küüditatud kirjeldanud 14. juunit aastal 1941. Vägivaldselt sunniti kodudest lahkuma 10 000 inimest. Sellest päevast möödub täna 85 aastat. Vabariigi president võõrustas täna Roosiaias mälestuspäeva puhul 600 inimest, kes on seotud nii selle kui ka 1949. aastal aset leidnud küüditamistega. Olin nii väike 2-aastane, aga minu pere viidi 49. aastal. Ja siis olin Siberis 10 aastat ja siis sain tagasi. Mina olin 2 korda seal, 41. aastal. 2 korda? Ja siis 48 põgenisin sealt ära. Tulin Novosibirski jaamalt tuni Lelleni 25 päevaga. Küüditamine teie jaoks, et mis see oli? See oli mälestused, Põrvad. Ta viidi 14-aastaselt Tudulinnast. Isa ei olnud kodus, isa jäi esialgu Eestisse, emaga kahekesi viidi ära. Ja isa oli see, kes siis läks järele ja otsis ta üles. President oma küüditamise mälestuspäeva kõnes juhtis tähelepanu vajadusele säilitada nende inimeste lood, sest neid jääb järjest vähemaks. Kui ma olin väike poiss, siis tegelikult minu ei vanavanemad ega vanemad tegelikult sellest ilmsast ajast väga ei rääkinud. Ilmselt teadlikult. Sest ajalugu on olnud kirju meie peres ja on olnud ka põgenemisi riigist venelaste eest ja küüditamisi. Aga kui ma nagu suuremaks sain, siis hakati jupikaupa neid lugusid rääkima. Nii 41. kui 49. aasta küüditamisi, kui see, et osad olid metsas ja nii edasi. Aga ma palusin oma emal kirja panna veel mõned aastad enne, kui ta suri, sest ta rääkis neid lugusid. Ma ütlesin, et mulle ei jää meelde. Ole hea, pane need lood kõik kirja ja mul on olemas tema nii-öelda mälestuste märkmi. Me elame väga muutuvas ja keerulises poliitilises situatsioonis. Päris mitmes vestluses jäi kõlama kartus võimalusest, et see protsess võib korduda. Me kardame seda kõik. Me kardame seda väga, sest meieealised inimesed ei oska ju tänapäeva relvi kasutada ja meil ei olegi ju neid relvi, millega me ennast siis kaitseme. Ainuke lootus on, et lõpetatakse ära see jube sõda, mis puudutab ka meid praegu. No karta ei maksa midagi, aga kõigeks tuleb olla valmis, nii nagu siin mul tänagi küsiti, et omal ajal ju räägiti, et miks te siis politseid ei kutsunud, kui Vene armee sisse tuli. Et meil ei tekiks aru saama, et maailm ongi ilus ja midagi sarnast ei või enam juhtuda. Aga me teeme kõik selleks, et seda juhtu. Siin küüditamisohvrite memoriaalis Tallinnas Maarjamäel mängib rahulik muusika, on toodud küünlaid ja need tuhanded nimed, mida te siin teitel näete, on kõik hukkunud selles raskes protsessis.